Me oleme Nurgakivi saates ikka püüdnud üles leida siit ja sealt Eestimaa pealt meistrimehi, kes on võtnud nõuks midagi põnevat ja natukene teistsugust meisterdada. Nüüd ma olen sattunud otsaga Lõuna-Eestisse Heimtalisse, kus Tauno valmistab ajupuidust lampe. No sissejuhatuseks lahendame kohe esimese intriigi, et me oleme siin Lõuna-Eesti metsade vahel, aga räägime ajupuidust, mis on siiski seotud ju merega. Täpselt nii. Ajupuit on siis triipuit, mis on siis mere poolt kaldale uhutud puit. Ja tee selleni ma leidsin 2019. aastal Pinterestis surrates. No Pinterest on üldse hea inspiratsiooni allikas, sealt tuleb palju häid mõtteid, ehk siis nägid, et keegi oli teinud ja ruttasid randa, et vaadata, kas meil üldse midagi sükest põnevat rannast leida on. Täpselt nii. Esimene kõige lähem rand, kuhu ma läksin, oli Pärnu rand. No seal jäi kesiseks. Ei löönud käega veel. Läksin edasi Põhja-Eestisse ja kui on küsimus, et kas Eestist leiab huvitavat triivpuitu, siis vastus on jah, leiab küll. Laua peal on üks väga intrigeeriv puutükk ka, et just kui triivpuit, aga kopra närimise jäljed on peal. Täpselt nii, et selles peitub ka triivpuidu see väike müstika, et me ei tea kunagi, kus see triivpuit tegelikult tulnud on, kui pika maad on tulnud, et siis inimese kodu valgustada. Räägi nüüd natuke nendest lampidest. Iga lamp on ikkagi ise nägu, eks ju? Täpselt nii, et kahte täpselt samasugust lampi maailmas ei leia. Räägi natuke oma sellest tehnoloogiast, kuidas sa neid valmistad? Selleks täna kasutangi siis mainitud kopra poolt näritud puitu. Ise leian, et see oleks ideaalne kingitus näiteks jahimehele ja ühendame siis selle ära marmorist plaadi külge ja kasutan kaabliks köiskaablit ja Edisoni pirni. No ma näen jah, et need lambi alused üldjuhul on kõik ühte või teist pidi kivist. Jah, alustasin, siis olid lambi alused, tegin lambi alused puidust ja nüüd olen jäänud siis põhjarannikult ka korjatud siis paekivi tükkidele ja siis kindlaks. Et siis nii-öelda nii kivi kui puit on enam-vähem sarnasest kohast kokku korjatud? Täpselt samast kohast, jah. Räägi veel, mida põnevat nende triivpuidu otsingutel sul silma on jäänud? Viimane põnev leid oligi eelmise aasta suvel, kui ma leidsin sellise suurema triivpuidu, mille sisse oli siis külge kasvanud paekivitükk ja sellest sai siis selline suurem põrandalamp. Kuhu need lambid tee leiavad? Sina neid siin vaikselt nokitsid, et eks oma kodu saab mingil hetkel nendest lampidest täis, et ilmselt on need ideaalsed kingitused lähedastele. Jah, oma kodus ei leiagi sellist nurka, kus oma lampi ei oleks ja lähevad kingitusteks kindlasti oma perele, lähevad ka Facebooki. Oled sa rääkinud ka klientidega võib-olla paremini aru saanud, et millised need inimesed on, kelle koju need lambid jõuavad? Üks huvitav seik tuleb kohe, mis ma võin mainida, on see, et Tallinnas mul oli ühes kaupluses oli müügil ja seal ostis üks Jaapani mees ja viis lambi Jaapanisse oma koju. Bonsai lamp, nagu ma neid nimetan. No minu meelest on see järjekordne hea näide sellest, et kui ikka käed tahavad midagi teha, siis küll need ideed ka kuskilt tulevad. Kui ideed kuskilt universumist pähe ei kuku, siis neid alati leiab Pinterestist, soovitan minna ja külastada. Seal on igasuguseid vahvaid mõtteid, mida teha. Ja siis ei jää muud üle, kui hankida materjalid, tööriistad ja lasta kätel käia.